Tere, mul on küsimus. Kas see video, mida te praegu vaatate, on ikka video? Ma mõtlen, et kas seda videot saab nimetada päris asjaks. Kui võtta niipidi, siis te vaatate lihtsalt tegelikult ekraanil olevaid tulukesi ehk piksleid ehk 3 värvi. Punane, sinine ja roheline. Kuna need pikslid on nii väiksed, ei tee aju 2 pikslil vahet ja nii-öelda sulatab need kokku pildiks. Seega see video on illusioon, mitte päris asi. Kas me elame simulatsioonis? Okei, oletame, et sul on käes õun. Loogiliselt võttes on õuna sees ka õun. Selles mõttes, et kui see lahti lõigata, ei ole see ju sees tühi. Seega see ju peaks tähendama, et see sama õun oli juba enne lahti lõikamist sees täis, mitte tühi. Kuid keegi ju ei tea. See võis olla sees tühi kuni selle hetkeni, kui me selle lahti lõikasime. Meile võis ainult tunduda, et õunal on mass. Sama asi juhtub ka siis, kui seista läbipaistmatu müüri ees, arvates, et müüri taga on midagi. Kui minna teisele poole, siis tõepoolest on seal midagi. Kuid kes ütles, et see ei tekkinud sinna just sellel hetkel, kui me teisele poole läksime? Selline asi on tihti arvutimängudes, et arvutil rohkem jõudlust oleks. Ainult see pilt, mida sa vaatad, on välja genereeritud ja selle taha jääv tekib siin alles siis, kui sinna poole vaadata. Arvutimängud on viimase 50 aastaga nii palju arenenud, et varsti on raske teha vahet päris elul ja pikslitest koosneval maailmal. Seega, kui meil oleks piisavalt võimekas arvuti, saaksime ise luua universumi ja inimesed, kes enda arust mõtlevad, kuigi tegelikult on arvuti poolt tehtud informatsioon. Kuid kui võimas peab selline arvuti olema? Kas me praegu saaksime midagi sellist luua? Inimese aju on väga keeruline asi. Täpsemalt teeb see 1 sekundis 100 miljardit miljonit toimingut. Kui võtta, et inimeste keskmine eluiga läbi aastate on 50 aastat ja kokku on maailmas elanud umbes 200 miljardit inimest ning et 1 aastas on 30 miljonit sekundit, siis oleks kõigi inimeste loomiseks vaja arvutit, mis teeks 1 sekundis umbes triljonit toimingut. See number on suurem kui tähtede arv terves meile nähtavas universumis. Tundub nagu võimatu. Praegused superarvutid ei jõua isegi ligi lähedale sellisele arvule. Universumis on loendamatul hulgal tähti ja galaktikaid, mille kõigi korraga simuleerimiseks läheks vaja nii võimsat arvutit, mis oleks miljoneid kordi võimsam kui meie praegused kõige võimekamad superarvutid. Isegi nii lihtsa asja genereerimiseks, nagu seda on õun, võib meie võimsaimadel arvutitel ressurssi puudu jääda, aga tegelikult ei pea ju igat väiksemat detaili simuleerima. Lihtsalt pole mõtet raisata ressurssi iga aatomi genereerimisele. Need võidakse tekitada alles siis, kui me neid mikroskoobiga vaatame. Meil on vaja näha ainult selle õuna välimist kihti. Sama lugu on ka kaugete galaktikatega. Need võivad olla senikaua lihtsalt pildid, kuni me need külastame. Üks väga tark mees nimega Elon Musk arvab, et võimalus, et me elame päris universumis, mitte mingite tarkade tulnukate poolt tehtud simulatsioonis, on 0,0000001%. Computers with set-top boxes, it would seem to follow that the odds that we're in base reality is 1 in billions. Samas, kes ütles, et meid ei loodud just hetk tagasi mõne ülivõimsa arvuti poolt ja ei pandud lihtsalt mõtteid ja mälestusi pähe? Kes ütleb, et me ei ela simulatsioonis, mis on simulatsioonis, mis on omakorda simulatsioonis, simulatsiooni sees, simulatsioonis. Aitäh vaatamast!